tahtsin küsida, kas praegune ühiskond on nii terve, et peaks ennast happega pesema, et peaks kätele määrima naftat ja ennast igatepidi siis nagu mürkidega hävitama? Ei ole enne. Aga inimesed seda ometi teevad ja praegu tegelikult ma vaatan inimesi, minul on kaastunne selle vastu, et praegu sündivad lapsed hakkavad siis need, kelle nende endi vanaemad maha matavad. Kurb on ju. Et praegust vanaemade põlvkond hakkab siis see põlvkond inimesi, kes matab maha enamus oma lapselapsi. Kuulsite õieti? Sest et need vanaemad on tugevad, nemad on kasvanud nagu puhta pinna peal, puhta toidu peal, puhta õhu peal. Aga lapsed, kes praegu sünnivad keskkonda, mis on nii teislik, nii mürgine, et tegelikult nendel nagu pikka eluiga ei anta, kui nad ise ei ole teadlikud, kui nende vanemad ei ole teadlikud, ei hakka neid hoidma. Kui praegu vaadata linna peal ringi, et siis naised, kes on 40 pluss, kui palju on neid naisi, kellel on alles emakas? Kui palju on neid naisi, kellel on alles emakas? Ma arvan, et 20 teda enam pole. Välja vaadata. Et iga 5 umbes. Noh, see on võib-olla pluss miinus, aga see sinna kõik läheb. Ja kui palju naisi on, mis on 25 pluss, kel pole see emakaid ka tegelikult on juba. Ma arvan, et võib olla mingi 1–5%. No 5 võib olla liiga palju, aga 1–3. Et sageli tekivad naistel süstid, müomid, kasvajad. Arst kutsub nad uuringule ja selle asemel nõustada neid siis elama teistsugust elu. Nad ematavad naisi, et teil võib kohe vähk areneda, et lõikma välja. Lõikavad välja ja... Tegelikult ei ole midagi viga. Ja kes tegelikult siis on naine, kellel pole emakat? Kes ta on? Peale on naine. Mis naine? Ta pole enam naine. Tema osa siin ühiskonnas jääb tegemata, kuna tegelikult sest ta ei saa enam kanda sellist osa, nagu ta saaks kanda siis, kui ta oleks naine olnud. Tervist. Tere, vabandust, Istuge. Nii et olukord on tegelikult väga kurb ja kui vaadata praegu veel lastehaiglat, siis meie lastehaiglas on olemas vähiosakond. Paljud seda ei teagi võib-olla. See mitte ei ole lihtsalt osakond, vaid seal on lapsi paksult täis. Ja siis mul on küsimus, et mida teevad lapsed vähiosakonnas? Kui räägitakse, et vähk on jah selline haigus, kus juba inimene vana ja üleni täis elu jääk ja mürk, et hakkab ära surema, aga siis ma küsin, et mida lapsed seal teevad? Need üksikud lapsed, kui osakond on täis lapsi, siis järelikult on neid seal väga palju. Ja kui nüüd vaatame üldse seda meie elukeskkonda, siis... See on inimkonna hävitamiseks, see keskkond. Nii käib, jah? Ja meditsiin ja farmaatsia, see kõik on inimkonna hävitamiseks. Keegi oli nii tark, ütles, et ainult nii palju jäetakse alles inimesest, kes on tulevikus sõjaväe teenijad, neid jäetakse alles. Äkki töölisi ja väekarmeed. Kui me vaatame praegust keskkonda, siis vanasti oli tegelikult, õhk oli teine. Õhk, mägerid on hea, siin ei ole. Miks? Sest õhk on rikutud. Oli vesi oli vanasti puhas, mis praegu on. Inimesed, kes elavad põldude vahel, kahel pool on põllud, kasutatakse siis mürki, mille nimi oli vanasti Vietnami sõjas Agent Orange. See on siis, olete kuulnud sellest? Vietnami sõjas kasutati seda mürki pritsiti džunglisse, et Vietkonge välja tõrjuda.
nüüd tehti see natuke peenemaks, sellest tehti peene nimega nimi glüfosaat. Tehti lahjemaks natukene ja pandi põllu peale. Oota, mida see džunglist välja tulid? Pritsiti džungleid, et džunglid ära kuivaksid, et saaks kätte Vietkongi džunglist. Selle koha peal, kus 1960, 62 ja 64, mis oli see, pritsiti selle mürki siiamaani midagi kasva. See maa on lage siiamaani. See on siis umroomürk, mida praegused teadlased on ümber teinud lahjemaks ja teinud siis meie ohutu põllumajandusmürgi glüfosaadi. Inimesed elavad põllu kõrval, jood selle vett, selle peal kaevu ette ja arvavad, et jood koos vett. Ühesõnaga õhk pole enam see, vesi pole enam see. Kui vanasti oli toit. Mul on puudiks vist jäänud, et mis nad sealt džunglist siis välja said? Nad pritsisid džunglisse mürki, et puud ära kuivaksid, et inimestel poleks enam kuhugi varjuda. Ja see nii juhtuski, siiamaani on see koht lage, siiamaani puud ei kasva. Siis kui vanasti oli poes toit, praegu enam toitu pole. Toit on asendatud söögiga. Ehk siis, kes ei ole kuulnud, siis eeslähte sinna eeslikult üleliigne. See on tegelikult öök. Inimesed söövad ja öögivad sellest. Kui vanasti oli õhk veel nagu puhast nähtamatust ohust, ennast praegu on kiirgus. Kiirgus? Kas vanasti oli kiirgust meil? Kui just tuuma seda ei olnud, siis ei olnud seda kiirust kiirgust, aga elektromagneetiline kiirgus on praegune kaasa ja moodsa ühiskonna hüve. Kõik ruumid on täis. Mis kiiritab, ka siin on see olemassegi. Tegelikult meie esivanematel oli siis kõik see oli kõik teistmoodi. Ja siis on veel, et kui me vanemad olid loomulikud, kandsid puulased riideid, siis praegu on riided teislikud. Korteris oli mööbel, oli loomulik, on ja praegu kunstmööbel on ja kunstesemed. Kui te näete mööbli peal tolmu, siis küsimus, mis see tolm on? See on kulmunud osakest jääkainet. Tegelikult kui ainult parkette maas, me käime ja kulutame seda, see kõik lendub ja inimesed hinglad see sisse. Saavad siis sellest oma kunstriietest, kunstesemetest tolmu, mis omistab nende kehale vereringesse, tekitab mürke, omistab nende vereringed, maksab koormust. Ja nagu sellest kõigist veel vähe oleks, siis inimene otsustas, et ta tahab surra väga ilusana. See kõik tabab on. Inimesed ei taha surra korda, siis nad otsustasid minna sellise petsusesse nagu ilutööstus. Ilutööstus ja siis veel puhas kodu on. Kaks ülast asja. Puhas kodu. Kui vanasti said hakkama meie esivanemad niimoodi, et nad ei pidanud ennast ilutööstuse poolt nagu laskma ära töödelda, ära petta. Ei pidanud endale kuskile midagi määrima. Said oma koduga pestes niimoodi, et iga asja jaoks ei olnud eri purgikest, mis lõhnas, ei olnud hästi kirka värviga. Said hakkama ja väga edukalt. Praegu inimesed ei saa enam, praegu on vaja kõik asju, mis on siis läigivad lõhnavad. Ja see kõik tegelikult on selle lisaks veel tegemas inimesi sain ainuvaks. Kui praegu võtta lahti suure asi, kas siis mõni kosmeetiline toode, mõni lakk, šampoon, pesupulber, värv. Värv mõtlen selles mõttes, et lusta värv või silmavärvid, mis need on. Et see kõik tegelikult on ju täis igast teisaineid. Teisaineid ei kao mitte kuskile, vaid nad lähevad ju tegelikult inimese sisse. Ja panin kirja siia palju asju.
pind, aktiivsed ained. Need on siis ained, mis aitavad nagu lahti võtta rasva ja puhastavad siis pinnast. Ja need tegelikult on ohtlikud, sest nad põhjustavad ajukahjustust sellest. Maksneerud, kopsud kahjustuvad, see lendub ja läheb läbi naha, läheb vereningesse. Et tegelikult need ained on võimelised veel 4 ööpäeva nahal olles nagu sinna naha kaudu minema vereningesse. Nad lagundavad, nagu ma tean, kollageeni ja tegelikult siis kahjustavad nahka. Ehk inimene siis hävitab oma naha ära sellega ja siis ta sai küll puhtaks, aga selle hinnaga, et hävitas ära oma naha. Ja sellest tekivad ainevahed säired, tekivad allergiad ja koos fosfaatidega imenduvad nad läbi nahast 4 ööpäeva. No. Kui ta maha pese, siis nad on naha peal 4 päeva ja 4 päeva imendub sisse. Et on sageli on olemas kloor, võib-olla rohkem üsupulbrites. Lendub, kahjustab kopse. Kopsualoolid ummistuvad sellest kloorist. Et noh, inimesed ujuvad basseinis veel, kloori vees ujuvad. Ja teha sporti, aga tegelikult see kloor siis on kahju kopsudele, ta läheb vereningesse kõik läbi kopsuda. Vene ajal pandi seda igal pool hingemagi. Nii vänd kui mõnes sporti. No praegu on muud kemikaalid juba, paneste muid juba. Siis on, ma räägin praegu nüüd üldse üldiselt sellest ilutööstusest ja kodukeemiast. Need ained, mida inimesed kasutavad. Formaldehüüd on siis aine, millega laiku tegelikult säilitakse, et see hävitab rakke otseselt ja ta on nagu säilitsaine. See on siis deodorantides, õhuvärskendajates ka uus linoleum, mis koju tuuakse ja see saeveruplaat, sealt lendab seda välja. Šampoonides on seda, et tegelikult see õhkub igalt poolt nagu meie tuppa näiteks ja liigume seda sisse. Ja see ongi öeldud, et kui inimesel on korteris uus mööbel või teete remonti, tegelikult on tema korteri õhk 8 korda mürgisem kui suurlinnas tööstus tänaval käies. Kui inimene, kui te lähete selle kohta Järvele, kus on tehased suitsevad, ja öeldakse, et see kõik on kahjulis seal, suitseb kõik. Siis tegelikult otsast koju omal uue mööbli, uue parketi, uue linoleumi ja kõik lenduvad sellest formaldehüüdist. Ja see elamine siis 8 korda kahjulikum, kui elada kohta Järvesse teaste kõrval. Siis on selline asi nagu lauriilsulfaatnaatrium. Et inimestel on tehtud selgeks, et kui šampoon ei vahuta, siis ta ei pese, et peab hästi vahutama. Ja see on siis selline aine, mis siis paneb kõik vahutama. Kuigi ta vahutab hästi, selle nimi on siis jah, panen kirja ka. Formaldehüüdi ka kirja. Selle nimi lühend on SLS. Sulfaal-lauriidnaatrium. Et on ka šampoonides, jõudepesuvahendis, dušikiirid. Ta on selline omadus, et ta kuhjub. Ta ei lähe välja kohe, ta on nagu selline raske metall. Aga ta ei olnud, ta on nurk. Ta kuhjub maksa on suurt vaeva, et seda lahti saada. Peale paiu, inimese ajude talitsus juba takersub, inimesed muutuvad kuidagi moodi pikad ajuga inimesteks. Ta eemaldub alles pärast 20 korda pesemist. Et ta peab pesema 20 korda, et see vahtavuks ära tuleks. Ta eemalduks selle pinna pealt. Ja ta on ka transporter, mis siis viib kõik selle pea sõiduga. Inimene käib, ta tuleb õhust, tuleb kaadimuni pliit. Tänavalt läheb juustesse, inimene läheb, paneb selle pähe ja see transporter viib kõik selle läbi pea naha viib veresse, reingesse.
siis on veel asjad, on butaan. seal on nüüd tegelikult 3 asja, aga panen ühe kirja läinud. Butaan, isobutaan ja mis oli siin veel? Propaan oli. Põhjustab peaalu. Sageli inimesed kasutavad kosmeetikat ja kogu keemiat, neil pea arutab, võtavad arvaigisteid. Saage aru, et on ained, mis lenduvad ja pea hakkab arutama. Kuna tekitavad hapnikupuudust. Nad seovad vere kokku, veri ei kanna enam hapnikku. Ja hapnikupuudusest hakkab pea arutama. Ainus põhjus, mis arutab pea on hapnikupuudust. On siis olemas deodorantides ja seal on veel juures veel alumiiniumi, kes piltsiks deodorante, siis deodorante saaks butaanile, propaanile ja isebutaanile levitab õhku alumiiniumi. Alumiinium ise ummistab ära ajusid, tekitab dementsust, Parkinsoni ja Alzheimerit. Ja et siis saab omale koos peaoluga veel pealekauba dementsuse. Et kas on mõtet ikkagi panna omale kaanlauga deodoranti, et mitte haiseda või parem süüa poolst toitu, et mitte haiseda. Sest higi haiseb sellest mürgisest söögist, haisevad mürgid. Jääkained haisevad vähem, aga mürgised jääkained haisevad väga räigelt. Nii et tegelikult inimene, kes on puhas, kes sööb puhast toitu, loomulikku toitu, selle higi nii räigelt ei haise, et ei pea pidevalt oma higi haiseb nagu varjama deodorandiga ja panema oma siis. Seda ei anna varjata, ta just võimendab. No kui nüüd kuskil on pandud mingit deodoranti, mingit õõvastendajat, sina pigem ei tunne mitte rõõmu selle üle, et mingi haisu juba, mina hakkasin välja seda loomist. Ma näen seda klassikul keemhaisu. Ja see, olgu see roosirõhnaga, et ta lõhnab hästi, aga ta minu jaoks on nii räige vastik ja ma olen välja. Aga on inimesi, kes naudivad seda, iga sisse seda kõike ja mõtlevad, et nad on nüüd varsti õuvastendaja. Osa on sellised, mis kohe võimendavad. Aga selle pudeli peal kirjas õuvastendaja? Jah, ei. Rohkem varsti, mis teile nautiga? Veel hullem. See on ju otsega pettus enne. See butaan tekitab siis veel rinnavähki ja ta koondub just ema piima. Et piim temasse endasse ja ema, kes imetab siis last, see siis annab kõik selle lapsele edasi. Ja põhjustab südame arütmiat. Ja siis, kus südame eas ilmselt ka siis ei saa verd nii palju, kuna see seob vere kokku, veri klambistub ja kõik lakkab töötamast. Polüetüleenglüteen. Keeru sõna ma lühendan. Polüetüleenglüteen. Siis on naftatoode tehakse naftast. Tehakse kõiki naftast. No see on plastik. Deodorantides, kreemides. Mürgid, mis siis põhjustavad rakkudes pöördumatuid kahjustusi. Et inimesed kasutavad seda, et kui ta läheb jälle vereringesse läbi siis naha, läbi sisse hingamise, siis ta ründab rakke ja kahjustab rakke niimoodi, et need rakud enam ei tervenegi. Ja kui nüüd need rakud ära surevad, sünnib uus rakk on hästi, aga kui see raku DNA läheb rikki ja see rakk hakkab tootma, siis nagu samasugused rakke, mis on ära moondunud, siis tekib vähk. Kahjustub neerud, kahjustub maks, kahjustub kesknärvisüsteem, hingamisteed. Siis on selline asi nagu butiilhüdroksiid. Panen kirjalt selle keelusõna. Butiilhüdroksiid. See on siis kosmeetiline antioksüdant. See siis nagu hoiab selle värskena selle toote. Ta kahjustab sugurakke, kahjustab D-vitamiini omastumist. Inimestel on mingi D-vitamiini vähe Põhjamaal ja see veel takistab D-vitamiini omastumist. Ta hävitab luukudet, ta takistab luukudel siis areneda ja hambaid. Siis on selline aine nagu trikložaan. Trikložaan.
see on siis selline asi, mis hävitab pisikuid ja kahjuks on paljud teadlased, kes sõltumatud on aru tõestanud, et hävitab just häipisikuid, meie seedelkonnas olevad pisikuid. Ja need pisikud, mis kahjulikud, neid jäävad reeglina ellu ja muteeruvad siis autoimmuunhaigusteks, et nad on, mitte autoimmuunhaigusteks, aga nad muteeruvad siis pisikuteks, kes siis on antibiootikumide vastu nagu elukindlad. Need antibiootikumid neid pärast ei võtavad, sest nad selline kemikaalid ajal nad muteeruvad. Ja see tegelikult süvendab inimeste põletikke. Et see tegelikult on see ette nähtud, et ta pärsiks seeni ja ta kasutatakse üle 700 erinevas kosmeetilises tootes. 700 hakkab pihta kõigest šampoonidest kuni lappideni ja seal ka, väga võimalik. Ja ongi jah, siin on hügieenitooted, seebis, hambapasta, pesupulber ja nad jäävad sinna alles siis, jäävad alles ära ringesse inimestele ja kahjustavad maksa, tekitavad allergiat ja vähirakkade vahamist. Aga meil on hambapulber. Jah, pulber jah. Siin just see, et ta tekitabki just rinnamunandi eesjärme emakavähki. Nii et soovitagi inimestele head talente või head seepi või head hambapulbrit. Ja lastab immuunsust. Järgmine asi on toluoor. See on aromatisaator, ehk siis lõhnaine, mis siis annab selle hea lõhna õuvärskendajatel konditsioneeri šampoonidele. Põhjustab allergiat, ekseemi, ehk siis nahahaigust. On šampoonides, õuvärskendajates ja see põhjustab ka depressiooni. Ja on sees ka küünelakkides. Ftalaadid on siis järgmised kemikaalid. On kosmeetikas, parfumeerias, lõhnaõlides, konditsioneerides, imbuvad läbi naha, kopsude, on allergeenid, tekitavad allergiat. Paljudel lastel praegu on allergia üldse kõige vastu. Neid aineid nii palju, mis tekitavad allergiat. Kahjustavad ainevahed sõrgkondade, siis kirtnääret. Põhjustavad kirtnäärevaigusi. Sellest tekib rasvumine, kuna inimeste ainevahetus läheb segamini. Et paljud, kes on ülekaalulised, võib-olla söövad palju, on üks asi, aga soodumus selleks on veel see kemikaal võib-olla, mida neil veres palju on. Ainevahetusele läbi seda sassi ja enam inimene ei suuda päris toiteaineid välja viia kehast ja nad hakkab kuhima. Ja põhjustavad veel naiste munarakkude väärarengut, viljatust, DNA-kahjustust, ka spermarakkude kahjustust ja meeste potentsi langust. Kosmeetikas on siis palju mürkaine sellised, mis kuhjuvad pikka mööda, et nad ei avalda kohe mõju, aga nad kuhjuvad ja sellega nad siis suurendavad ka paljudel naistel santlaste sündimise riski. Protokol on öelnud niimoodi, et iga naine, kes tegelikult praegu last viljastada tänasel päeval, peaks panema kalendrisse omale kirja päeva aasta pärast hakkab viljastama ja aasta aega tegelema siis oma keha puhastusega. Loobuma kõigest sellest jamadusest, loobuma sellest mürgisest söögist, mürgisest jookidest, suitsust, alkoholist ja hakkama aasta aega oma keha puhastama, et saaks kogu selle jama välja sealt kehast. Siis tal tekib tagasi, et laps ei sünni autist, ei sünni äkki kolme jalaga, sarvedega või sabaga. Et kui palju praegu lapsi sünnib selle, mis ta ongi nüüd, ei tänase mokk, mis see nimi on? Ei mokk lõhki noh. See nüüd sellega ja üldse
võib-olla kuni jah, just on. Et on ribisid puudu ja neil on erihädasid, väga palju asju nagu sellised lastel. Neil on nagu lihtsalt on näha, et on geneetika on kahjustunud ja midagi on kas üle või on puudu. Või midagi nagu uue varbaga. Nagu väärad arenenud. Lapsi on väga palju. Tegelikult praegu ongi see, et last sünnitada oma kõigepealt ennast puhtaks teha. Siis on järgmised asjad on flotaadid. Ta varsti ruu mõtta, et on ka nii palju. Kuidas? Flotaadid on eriti ohtlikud neile, kes last ootavad ja juba väikses koguses kahjustavad embrüoid. Et üks aine, mis siis kahjustab tegelikult loodet ja et see naine, kes on rase ja kasutab veel kosmeetikaid ja neid kodukemikaale, et oma kodu puhtana hoida, siis tegelikult teeb suure kauduseene oma sünnivale lapsele. Aga mida nad mõtlevad need, kes toodavad neid? Äri. Raha peab olema ilus, särama, kirkama, lõhnama hästi ja hästi puhastama. Ainult raha. Ja, aga see, mis saab 2 aasta pärast seda kõige huvita. Mürgi mõte on see, et kui panna mürki, näete, siin on vannis ja feerit natuke. Kes tahab juua? Kõik feerit täis. Midagi juua. Kohe räägi feerist. Aga kõik juuvad seda feerit omatigi. Kui pakutan, nad jõuavad ise, aga pakutakse ise taha keegi. Siis on teisi uskus. No aga kui nad need ostjad ära tapavad, kes siis ostab nende toodangust? Sünnib juurde tõus juba aeg. Teisi uskus on ka siis nagu lõhnaine parfüümides. See koguneb pikka mööda, omistab ära ka ainevahet elanikkonna. Hakkab pärsima hormoonvälitlust. Inimeste hormoonid enam toimi, hakkavad saama hormoonravi siis. Kunstnike hormoone. Ja sageli pannakse kirja toodetele üldse vähem nii neid, mitte ainult muskus, vaid aineid pannakse vähem kirja, kui tegelikult on. Et poest ostas mingid asja, vaadates pealt seda silti sealt, siis üldjuhul võib olla kindel, et seal on palju asja puudu. Ja palju asja kogus on pannud väiksemaks, kuid see on peal kogust. See on talk, selline süütu asi nagu talk. Inimikutele müüakse neid pulberenne, määritakse, et ei hauduks. Ja. No süütud asja on võtsid enne. Määligi lapsele sinna kulmesse, mähku vahele. Tegelikult tekitab poiste munade vähki. Sama talk. Et laps tegelikult peab tuulduma, mitte hauduma ja kui talk ei ole, siis nagu päästeaine, mida siis nagu lapsele sinna kulmesse panna. Ja ta tekitab kopsualveolide umistust, ta lendub, ta on nagu see. Mina mäletan, me panin talkist kõige vara. Ta on nagu asbest, no jahu kabuna. Talks on parem, kui läks see. Jaa, talks on parem, ta on kapniku ligi. Nii et ma tahtsin öelda, et aastas jõuab inimene ära 250 milliliitrit feerit. Ja siin on 600 grammi on ju, siis pool seda. Kuutage ette, et ma panen see poole sendine panen feerit sisse ja ütlen, et kes nüüd pole feeriga pesta aasta aega, et jooge nüüd ära, tehke normi järgi. Kõik muud on joonud juba enne, et ei olegi. Pool pudelit feerit joob inimene ära aastas. Siin on 10 grammi kõigest, ei saagigi. Kaamerisse pakkunud, vaatagi ikka. Aga ometi kõik pesevad feeriga oma nõusid ja on arve asjad, et feeri tõuseb pealt maha. Peab pesema 3 korda vist öeldi, 35 korda. Saab feeri kätte. Tegelikult inimesed iga söögi korraga nipsisid feeri ära pealt, oma takiku pealt, oma kruusi pealt, oma kahvli pealt, maa pealt, nipsisid ära selle feeri. Aastaga saavad siis nii palju feerit ja siis imestavad, et kui nüüd juua feerit, siis tõesti ei teki haigusi. Tekivad haigused. Haigused ongi näha veel. Järgmine aine on siis fluoor. Peangi võtma siin selle uue reaalide kemikaalide jaoks, need on meil nii populaarsed, et need on nii palju. Fluor. On siis
hambavastases. See rikub hamba emaili. Rikub hamba emaili, mitte ei paranda. Ja tekitab keedrilist kahjustust ja luuhärenemist. Nii et meie hambavastad ei ravi hambaid, aga nad rikuvad hambaid. Minu meelest oli selle floor, mis on, et inimestel on käbinäärel nüüd nagu hernetera suurune, aga ta peaks olema kastanimuna suur. Ei summista korra selle. Et ta kuivab kokku. See on jah, ei liigu enam veri, siis ta hakkab tandalema. Alumiinium. Et igast deodorandis on alumiiniumid sees. Kui te näete mõnda inimest, kellel on dementsus või Parkinsoni tõbi või skleroosi multiplex või Alzheimer, siis te teadki, et inimene on täis alumiiniumit üldjuhul. Alumiinium läheb aju ja kui alumiinium on ajus, siis aju taristus ei toimi enam. Ja kui palju oli neid kõiksugu nõusid, mis vanasti potid ja pandid ja kausid ja kõik olid alumiinium. Kirjad ära kõik. Et toit oli kohas, nõud olid alumiiniumist, toit oli kohas. Tegelikult see isegi nõud olid alumiiniumist, see isegi tappis meid vähem. Kui praegu on meil nõud, ütleme plekist ja sendist, aga alumiiniumit on mujal rohkem igal pool ja tabab rohkem kui enne tappis. Muusid ja moolud ja kõik sellised need nõudmed. See on parabeenid. Takistab, alumiinium takistab muide meie higinäärmete tegevust. Ja ta ummistab ära neid higinäärmed. Ja kui inimene paneb deodoranti kaela alla, siis tegelikult umistavad ära higinäärmed ja see mürgist lahti. See mürgist lahti ja tekib rinnavähk. Ja kusjuures ka meestel. Paljud mehed, kes on siis nagu läinud selle ilusööstuse ohvriteks, kellest on saanud iluvedid, käivad deodoranti pudelid kotis ja lihtsalt kaela alla, nad saavad kammalla lõpuks rinnavähi. Et see pole aina hästi haigus. Vahest on traamis nii, et pane gaasimask pähe. Parabeenid on selline asi, et ka tekitab rinnavähki ja on võetud nagu siis proov, rinnavähi koest on võetud proov ja sealt on leidnud ülemäära palju parabeene. Ehk see parabeen kuhjub pika mööda, tekitab kasvavat arengut, ehk siis soodustab. Ja just eriti jalakakaela ja rinnaväärme ähki on siis deodorantides ja kosmeetikakreemides. Ja ta on eesmärk säilitada siin kreeme, et ta on nagu see kansapant. See on selle aine nagu sterool. Sterool. Sterool lendub muidugi jah, rohkem tapeetidest ja see, noh, ta on nagu imutab paberit ja ääritab liimast asja. Inimesed tekitab põletikke. See on selle aine nagu benzool. See on väga tuttav kuskil, kus see tuleb. See on väga tuttav. See tekitab vähki ja leukeemiat. On ka sees paljud asjades, eri kohtades. Fosfaadid. Ehk on mahuained, et pannakse sisse siis pesupulbrisse ja ka mujale, tekitab massi. Inimene vaatab, et ostab suure paki pesupulbrit. Tegelikult sellest on 2 kolmandikku on fosfaadid. Annab suure massi ainult. Inimene maksab selle massi eest. Toob loodusesse hästi palju fosfaate siis, mis ei ole siis mitte fosfor, aga selle fosforist tuletatud keemiline aine. Ja mürgitab ära siis nagu loodus ja mürgitab ära nagu enda pesuga kõik. Ja see on siis, suurendab siis pindaktiivsete ainete mõju, koos toimivad. Ja koormavad loodust, jäävad külge pesule ja imenduvad läbi pesu siis naasisse. Et tegelikult on inimeste riided on väga mürgised. Inimesed käivad, kasutavad sünteetilist riidet esiteks, mis siis tekitab
satelliitset elektrit, et võtab ära siis meie rakudelt nagu laengu. Kui rakud on miinuslaeng, siis see tekkinud riie annab pluss laengut ja ta võtab miinuslaeng ära rakult. Ja kui see riie nüüd on veel pestud ka selle fosfaadiga, siis enam juhtud on ta imendub sisse ka inimese sisse. Nüüd inimene hävitab ennast isegi riietega ja meil kirja panemata riided ennem. Et meie esivanematel polnud kahjulik riided, olid päris riided ja polnud mürgised riided. Nii et inimene kallab endale aastast peale 2 liitrit šampooni ehk kemikaale, 2 liitrit. Ja iga naine sööb ära siis 100 milligrammi huulepulka. Noh, et üks šokolaad, üks annekas šokolaad 100 grammi, söög ära see. Aga koos huulepulgaga tööta. Ja sellest 1/5 sööd ära mehed, kes suudavad naisi, kellel on huulepärritus. Iga naine siis iga aasta kasutab 11 millimeetrit küünelakki, paneb oma küünte peale. Ehk siis 1 sentimeeter kihti. Üks moment ma andsin selle avalduse. Mul on kirju, ma oleks tõsine, et kõike kaunist tegeks. Nii et kas on vaja läbi küünte ka veel omale panna vereringesse veel kemikaale, et nii 2 kiht aasta jooksul on vaja panna küünte peale lakki. Ja praegu meie vannitoad niivõrd mürgised, et sinna peaks sildi välja panema. Sellise sildi pealuuga täikusküllelt. Et on pealuuga enne. Ja selline märk, et ettevaatust enne. Kes kasutab oma sõna, pange ukse peale selline ettevaatust, ohtlik ruum. Just vannitoba on see koht, kus neid kemikaale lendub kõige rohkem. No, kui uks lahti on, siis on see kogu tuba ohtlik ruum ja kui inimene vannituppa, siis ta uks kinni, siis ta saab seal suur annuse neid kemikaale. Sest seal need on lahtised, et seal ta peseb kõik rohkem, muidugi köögis ka. Ja inimene üldse ei anna aru, et ta korter on muutunud ohtlikuks kiimekombinaalis. Ja kui meie sellist, see pruun seep, mis vanast oli, et meie aevedamusseepi tehakse laipadest, siis praegust seepi tehakse kemikaalidest. Nüüd on valima, kumb parem on, kas pesta ennast laipadest võetud rasvaga või siis kemikaalidest tehtud ainetega. Üks on siis nagu vastik lihtsalt, nagu ohutu, aga teine on siis nagu rõõmus, aga ahjulik. Et see on nagu poejanaga. Inimene ei taha süüa maalt võetud õuna, uss võib sees olla. Oh, vastik on. Äkki on uss, ta selle õuna söö, võtab poest mürgise õuna, ussi pole vähemalt, hea kindel süüa. Aga ta eestab siiski nagu võtta see oma seepi, mis lõhnab paremini ja tehtud mürgidest. Maast korjatud õunast võib maakserutiga ka saada. Mul tuleb ära pesta, mul teile kohe. Ja siis tegi üks teadlane katse, ta võttis 3 katseklaasi, pani sinna sisse seemned. Pani vett ühte, et hakkas sinanema. Ühte pani siis selle sulfaatlauriin laatriumi või sama. Ja ühte pani siis erinevad raskemetallide soolad, kaadmiumi ja pliisoolad. Pani sinna seemned idanema. See, kus vesi oli, seal oli idanes ilusti see seemne välja, kus oli raskemetallid. See seemned täierinud, seemned tulid väga välja ilusti. Oli täis raskemetall, aga tulid välja. Aga lauriilsulfaatnaatrium oli seemned ära tapnud, seemned ei idanenud. Ja siis ta küsis, et kui see aine tapab ära nagu seemne, kas ta siis seemnerakku tapab ära, seemnete saavad rakud tapab ära. Aga inimrakke siis ei tapa või. Et kui inimene kasutab seda iga päev, siis tegelikult ta tapab oma peanahka ja tapab kõike muud ka sellega. Siis tehti veel katse, et võeti, kes harib juuksetist? Tehti katse, et võeti seanahk, pandi siis nagu laiali vineeri peale, kallati sinna peale samad juukseorjendajad, mis siis inimesed pähe pannud omale. Ja oli silma nähtavalt näha, kuidas see seanahk tõmbus kohe halliks. 2 sekundit hiljem oli selle koht, nahk oli roosa, kui kallati peale seda juuksepleegitajat, mida vaesed naised oma pähe panevad, sealt muutus see seanahk halliks. Ta sõi selle naha ära nagu hape. Ja meil naised ilu nimel kallavad pähe omale kemikaali,
pleegitab need juuksed ja pleegitab ära nende ajunaha ja muidugi läheb sinna sisse ja hakkab nüüd aju hävitama. Ja läheb vereringesse ja hävitab kõike. Ja mille nimel, et ilus paista. Ja eriti karm on see, et kui meie naised, ma natuke räägin teemat, mis teile võib-olla meeldib kõigile, abielluvad meestega, kes on tumedad, room naine, tume mees. Ja siis sünnib laps, kes on kollane. Et on tumedam kui naine, kui ema oli. Ja kasvab suureks ja vaatab, et emal on inimesed blondid juuksed, tahaks ka omale. Ja hakkab blondeerima juuksed, sest ema on talle eeskujuks. Ja ma olin Brasiilias, vaatasin, kus on nagu terved salongid, juuste blondeerimine. Tumedad vered, inimesed Portugali verega enne, kõik juuksed tumedad, aga tahaks blonde omale. Ja pärast ma ütlen, et suurim kuritegu on blondid naisel abielluda tumeda mehega ja lasta siis oma lapsel käia blondeerimise juuksed, kui laps saab olla ema moodi. Nii et teid enne õppima alustasin, aga ma ütlen, et praegused vanaemad on esimene palgud inimesi, kes on suures enamuses kohustatud maha matma oma lapselapsed. Ehk kui vanasti oli vastupidi, et lapsed matsid vanemased, praegused vanaemad on nii palju tugevamad, kui neil sünnivad lapsed, et nad hakkavad maha matma enda lapselapsi. Nad elavad veel aastakümneid, aga lapsed elavadki aastakümneid ainult. Nii et see on kõigest üks põhjus. Ma tahaks öelda sellise asja, et joonistasin siia kunstniku andmega sellise asja ja ütlen, et kes siis tahab seda asja kasutada. See on küll punane. Tahab ei kasutada, aga see nimi on pliipulk. Tahate? Võite panna huule peale. Oleme ausad, räägime pliipulk. Sellega võib huuli värvida. Kes tahab? Ära käsi? Mina mürgisemat asja ei teagi. Aga miks siis, kui me selle nime ära vahetame, ära petame, kirjutame siia peale huulepulk? Kõik tahavad. Miks? Pettus. Pettusest pandi vangi vanasti, rauti käsi maha, võeti keelsusest välja, võeti pea maha, kus kohas praegu. Praegu võib petta avatlikult teha plii ja maabaasil omale ilus asi, panna värv ainetulka ja panna selle ilus nimi huulepulk, mitte pliipulk ja minu maha. Et see asjad elu jooksul söövad ära selle pulka, kes sööb pulga ära, keegi süüa. Elu jooksul saab asjad ära seda 5 kilogrammi. Kui aastast 100 grammi oli 10 aastaga läheb kilogrammi, 50-ga 5 kilogrammi. Sööks keegi ühe pulgaga elabaks näha. Keegi ka süüa. No ma olen näinud, kes sööks selle pulga ära. Aga väärib huulte peale omale, siis ta nõus seda sööma ära, kui huulte peale. Aga otsa ei ole süüa. Minu jaoks ei ole saamatu. Ja mehed muidugi sellest ei pääse, need tahavad sellest 5 kilogrammi. Sest nende naine tahab olla ilus, huuled on värvitud ja mees tahab naist huulada. Nii et kui naine jääb sellest vähki 25 aasta pärast, ütleme 15 aasta pärast, siis mees jääb pool aasta pärast. Jääb 5 korda hiljem. Mõjub küll vähem, aga ikkagi mõjub. Segaksin vahele, et tänapäeva noored tüdrukud juba hakkavad väga varakult kasutama. Hakkavad jah, 13 juba koolis käivad. No ma arvan varem. Varem või? Ma pakuks küll välja. Siis ma räägingi, et meie vanaemad olid puhtad, siiamaani veel ei värgi huulima, nad elavad loomulikult ja nad hakkavad maha matma neid koolitüdrukuid, kes saavad 25 ja teid jälle ei olnud, et 25 pluss on meil naisi, kellel pole sees emakaid, kes on ühe rinnaga ja 30 pluss miinus naised ajuvähiga kukuvad hauda. Et ma tean 3 naist, 30 pluss miinus, 28, 32 ajuvähiga hauda läinud. Ajuvähiga, naised, mehi tea, ma räägin sellest pärast. Sulfaata urinaatrium on ohtlikum kemikaal tegelikult, mida siin kasutatakse kõigist ainetest. Ja seda tegelikult võtta, minna poodi, võtta järjest kõik need pesuvahendid, šampoonid, deodorandid,
ta on sees, enamus asjades on sees sulfaalaurit naatrium. ta klopitakse ikka mõnuga igale poole. ütle veel üks kord. Sulfaat, lauriid, naatrium. Ja veel, kujutage ette, et need kõik kemikaalid, mida te siin näete enne, neid pole tulnud, lihtsalt võetud, et nendega tehtud katseid. Ja kui paljud miljonid loomad on ära piinatud sellega. Loomadele pannakse neid aineid ju tegelikult veel kogustes. Ja loomad on puuris ja nad surevad piinades, need samad ained kätte. Ja iga kord, kui me ostame neid tooteid, kus need ained on, tegelikult soodustame, kiidame heaks selle loomade piinamise. Kiidame heaks selle, et inimesed tapavad ise ennast sellega ja tegelikult nad on umbes sellest ja need lapsed sünnivad sandid ja siis nad siis üritavad halba juhust. Ja mõtlen kõigile, et kui emal on laps, on sant, sündis mingi väärarenguga, siis süüdi pole mitte looja ega halb saatus, süüdi on ema. Mina peegli ette vaatama näkku ja kirume ennast, sest tema keha oli niivõrd umbes mürkidest, et tema geneetika muteerus ja laps sündis väärarenguga. Siin pole teist võimalust. Süüdi pole mitte teine. Ja siis ma tahangi öelda nüüd seda, et miks siis ikkagi tegelikult on niimoodi, et enamuses ja vähki just naised, mitte mehed. Kes ta vastata? Ilutööstus. Mis see nimi on? Riivo. Ivo? Ei, R-iga Riivo. Riivo. Et paneme siia, paneme Riivo on ja siia paneme kellegi, mingi nimi, kelle paneme. Pane lihtsalt P-tähe. Ei. Sest P-täht tegelikult on see naine, kes on tegelikult enesetapja. Juukse värv. Juukse värv. Värgi juuksed või? Ei. Ei värgi. See vane kohaga. See P, tema värvi. Ta on naine. Pead pesed kui tihti? Noh, ütleme iga päev. Pesed ka või? No enam-vähem, sõltub päevast, vahest käid lihtsalt loputamas. Olgu. Et naine peseb juuksed iga päev, mees peseb võib-olla paar korda nädalas. Sest juuksed vähem, ei määrda nii palju. Vähem pesta, vähem šampooni on ka vähe. Saab kiirem ära pesta. Tegelikult oht väiksem on ju. Veel juuksed. Et laki paned pähe? Ei. Ei pane. See ei pane laki pähe. Värv, šampoon, lakk enne. Kirjutan ka. Poon. Juukselakk. Lähme peast alla, mis veel pähe läheb? Peaga kõik enne. Keel. Keel või? Pähe? Jaa, nüüd on jah. See ongi lakk või keel, aga koos ei pane ju, paned või? Kui lakk ei paneme, kas keeli panema? Järjekorda ei oska. Ilmselt jah, ma panen see keeli seda. Siis järgmine näkku. Silmade ümber paned puudrit või? Ei pane või? Noh. Proua B paneb. Kas sa... Ja siis on näokreemid parabeenidega. Me paneme näokreemid. Paned näokreemid näkku? Viimase poole aasta jooksul on see vahetunud kookosrasvaks. No ei pane. Näokreem. See ei ole puuder enne. Panen puudri. Puudrit ei pane enne. Nähe juba. Siis... Silmavärvi. Jaa, see oli juba. Jumestus värvis. Sina puuder oli see pealõigus, siin on see kulmuvärv, eksvärv. Ja siis need lauvärvid. See oligi see puuder. Kulmuvärv. Kulmuvärvi sa ei kasuta veel, Rivo? Ei. Siis on lipsonuš. Ei kasuta enne. Siis mis veel silmadega kõike? Siis on huuled, huulepulk.
kuule, see kinnipeedaga vaene, sinna pane. Siis igasugused kehakreemid. Oot, meil on veel näos, et siis on näol on. Kusepuna, jah? Kusepuna. Vaat ja teadis, kuule, peale huulepulga on veel huulelakid. Pärast pannakse veel, et säraks. On ka? Jaa, nüüd tuleb meelde. Ja siis küütel on veel keelid ja keelidel on ka mingid sära. Oota, ära mine veel sinna. Näkku pannakse veel puudrit ja pannakse veel mingid kortsukreeme ja asju. Jaa. Vett ei jooda, aga kortsukreeme pannakse. Kortsukreeme ei ole, on see näos või? Ei ole. Ühesõnaga, see oli nägu nüüd enne. Üks asi on näol veel, naistel. See meik on vaja millega maha ka võtta. Ja meigi emandi siis. Jaa, see on ka keeligi. Meigi emandi. Nii, nüüd lähme edasi. Näost alla siis on näoga kõik vist. Siis nagu keha peale päiksekaitsekreem. Kasutad tihti või? Noh, nagu see suvi on. Ja kui lähed randa lähed, siis kasutada? No vahest harva olen pannud. Harva paned. Paneme nii ja naa siis. Mahuga ära. Nii palju on see emadest või? Päiksekaitsekreem. Tiirid panevad enamuses. Siis deodorant. Kaen alla. Kasutad? Vahest harva. No viimasel ajal olen jälle tõmmanud sellega väga tagasi, et ei ole isegi tahtnud panna. Nii, siis on tegelikult meestel on see habemaas vahe. Noh, jah, see raseerimisvahtkekeel. Seda ma olen kasutanud. Nii, ma panen meestele ka selle, sellepärast, et see on neil, meestel on habe, meestel on häbemaas vahe. Tegelikult nad kasutavad ka seda asja asja, ma eeldan, mitte kõik, aga paljud. Need raseerivad jalgu ka. Jaa, ka märjad millega ette. Tegelikult on kehaga oli veel või, kehakreemid. Kreemid, piimad, mida iganes poest, mida sa kõike tahad saada. Ei mahugi ära, kehakreem, kätekreem. Pani ühte, palju kasutasid juba? No viimasel ajal keha ja käed ja kõik läheb kookosrasmaga. No, ühesõnaga, ma seda mõtlen, mis oli see meie kahjulik ilutööstus, seda sa kasutad enne. Kuidas? Kahjuliku ilutööstuskreemi sa kasutad. Ei, enam mitte. Ei mahu ära, siia üles mahu veel nüüd. Siis on meil kehal on veel küünelakid. Asu küünelakid seda? Ei olegi? Oi, seal peale küünelakki, seal on palju asju, mis tead, need küüned liinitakse peale, see need liinid ja. Et küüneliim? Jaa. Oota, aga siis on ei lakiga, see on M-pumb ju tegelikult. Ei pane koos ju. Ja siis ripsmed ka liinitakse. Ja. No olgu, et praegu on käed, et veel jalad, tegelikult neil on veel tampoonid. Kas olete kuulnud, et tampoonidel on sees nii palju kemikaale, mis soodustab verejooksu ja mida rohkem naine kasutab tampoone, seda rohkem ta jookseb verd, rohkem ta tampoon ostab. Olete kuulnud? Äri jälle, jah. Äri. Oh, ja see teave tuli Ameerikast ühe Eesti naise poolt, kes oli tööl seal tampooni tehases ja ütles, et nägi seda koos, siis ta hakkas küsima, et mis see on, öeldi, et see kemikaal soodustab verejooksu. Miks see vaja on, meil on äri vaja teha. Aga mis siis nagu lahendus on? On olemas need kupid, ehk siis nagu verele need anumad, kui veri koguneb ja lihtsalt koguneb sinna nõu sisse. Aga nii-öelda sidemed on siis vähem ohtlikumad? No kui oli marli vanasti, siis oli loomulikum, ta ei olnud sellist kemikaali seal esikal ei olnud. Kui kuvasse värsel oli, on ise küsimus. Aga kemikaali, mis soodustab verejooksu, mis paneb inimese aina rohkem tampoone ostma, seda on väga kasutada. Sellist petest ei olnud.
mitu miljonit naist maailmas on. Noh, tampoonid ja siis on veel muidugi beebipillid enne. Või noog üle siia on. Tampoon ja beebipillid on kahjulikud enne. B-aid. Mis need teevad siis? No need löövad hormonaalse tegevuse sisse. Hormoonid. Ja tegelikult vaadake nüüd, et miks on nagu naisi 5 korda sagedamini jäämas vähki kui mehi. Kõik tegelikult mehed ei hooli oma elust, oma tervisest, joovad õltsi enne kuskil. Seevad kõike järjest, naised veel valivad, nad toituvad enne. Arvad, et on elab tervislik elu. Sest mees ikka on alati selline, ütleme nagu hoolimatum. Ei hooli nii palju, mis ta suumaale mida ta teeb, kuidas ta elab on. Aga naine hoolib ja ometigi 5 korda enam asjad on vähis. Ja me praegu võõrutanud üldse meie kodukeemiat. Kes peseb nõusi, kes peseb põrandaid, kes peseb pesu, kui palju sealt lendub kõik ained. Ja sellega tegeleb kes? Naine. Nii tegelikult, kui 5 noor naise kohta ja vähki üks noor mees enne, siis vaadates seda on see täitsa loogiline. Ja ma tahangi öelda, et seni kaua, kuni meie ilutööstus on läbi TV-karpide meie naiste ajud niivõrd ära pestud, et nad kõik jooksed selle järgi, kõik nõuavad seda poodidest. Et seal mitte anta neile tasuta, et võtke ainult tasutega. Nad ostavad ise selle mürgi sisse omale, ostavad ise selle mürgi omale. Ja keegi sundi neid seal panema, nad vabatahtlikult ise mürgitavad ennast. Et pärast teada ajuvähki, emakavähki või rinnavähki. Ja see struktuura maha vanudes 35 enne. Pluss mingus. Kuhu me jõuame niimoodi? Kas ei ole aeg äkki need samad teadlased, kes seda kõike leiutavad, kuulutada kurjategijaks vangi panna? Kui palju nad ära hävitada inimesi? Ma ütlen, et tegelikult saab elada ilma selleta kõigeta. Sest meil on olemas ju puhas loodus. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et on ammu olemas juba tooted, mida saab asendada see kõige kemikaaliga. Ja need on siis kõik, mis on tehtud puhtalt loodusest. Šampoonid, pesupulbrid, pesuvahendid, kõik tegelikult on olemas. Need maksavad võib-olla paar korda rohkem, 2 korda, äkki poolest korda rohkem, äkki paar eurot rohkem. Aga selles mõttes, et kui võtta kokkuvõtteks, kui palju toob väljaminekuid kokkuhoid, ega see lause ilmaga pole öeldud, et ma pole rikast, et osta omale odavad asju. Kui inimene ostab omale 2 eurot soodsama kemikaali igal pool, lõpuks ta on haige, tal pole reipust, õhtuti on väsinud, tema loovus langeb, ta ei saa enam nii palju luua, sest ta kogu aeg väsinud, tal pea on umbes, asjadest ta mõte liigu, ta on haige, ta ei jõua tööle minna, ta valguslehe, raha ei tule, ei saagi osta oma puhtale ainet, sest kallimad ostab jälle odavat asja ja satub sellisesse rõngasse ja hakkab allapoole kerima, hävingus. Et tegelikult inimene, kes siis ostab omale puhta toote, sellel on ajud puhtad, mõtted liiguvad, tal on energiat palju, tema päev on pikem. Ta ei ole kell 6 kustunud, kell 9 ei vaju voodisse, vaid ta on keskööni, on üleval reivad, mõtleb midagi, leiutab, suhtleb kellegiga, loob sidemeid, loob omale uusi teadmisi. Ta käib tööl kogu aeg või ajab äri, ta on kogu aeg kohal, ta ei puudu, ta ei ole haige, palkab saab palga kätte alati. Ta ei pea tablette ostma unikule kaupa, sest kõik haigetel on tahtnud tablette täis, söövad tablette. 50–200 eurot kuus kulutab üks pensionär tablettide peale. Aga osta 5 eurot kallimat toodet, neil raha pole. Raha pole. Räägid nendega, osta ma ökotoodes, see on kallim. Äkki 5 eurot või. Ja küsid, palju su raha tablettide peale jääb? 60 eurot. Kas sa aru saad, et samad kemikaali, mis sa kokku hoiad, see 5 eurot on, toob sulle järgmine kuu arv 60 eurot juurde, sa võid tablette ostma hakkama. See ongi see, et aju on täis alumiiniumit, vitamiine pole, kõik on umbes ja aju tööta inimene ei saa aru, ta tegelikult ise oma kokkuhoiuga hävitab ennast, hävitab maailma, see kõik läheb loodusesse, hävitab oma lapsi ja loob siis sellega endale kiire tee kauda ja oma lapsed hakkavad elama siis maailma, mis kubiseb nendest ainetest. Ja küsimus, et kui inimene elab puhtas looduses või elab siis sellises keskkonnas, kuhu elab kauem?
et kui ema sureb ära vähki 65, sellesse samasse, laps sureb ära 35, lapselaps sureb ära 25 sellesse käigisse. Keskkond on selline. Selles keskkonnas inimene ei saa olla tervena. Ja on veel näide olemas, et kui looduses on hästi palju loomi ära surnud, on olnud korjuseid ja keegi pole kunagi tuvastanud ühtegi korjust looduses. Kui pole just mingi keemiakombinaatidega kuskil Tšernobõlis, kus on olnud mingi katastroof. Puhtas looduses pole leidnud ühtegi korjust, kes oleks ära surnud vähki. Ühtegi lõvi, tiigrit, karu, leopardi, kiskjat. Kes on säraline kabel, siis süüaks ära ja pudulaks süüaks ära. Kiskjat jääb haigeks, tere sööd ära, ta sureb ära ja pole nähtud ühtegi kiskjat, kes oleks ära surnud vähki. Ja tuuakse need samad kiskjad loomaaeda ja need puure pestakse samade kemikaalidega, need pestakse samade šampoonidega, neile antakse samad seda hormoone, mürke, seda Agent Orange'i keemiapommi täis liha, mis põllu peale pandi enam. Ja loomad jäävad vähki loomajas. Ja küsimus, et kes sellest süüdi on, et inimene vähki jääb? Kas loodus, kas halb juhus või see inimene ise, kellel mõistus peas ole ja teeb kõik selleks, et vähki jääda ja pärast siis hakkab süüdistama halba saatust. Ja praegu siis vaadata koduloomi, siis meie koduloomad on ka niivõrd põdurad, et nad ka jäävad vähki enamuses, sest inimene annab neile süüa samu kemikaale, mida sööb ise ja jääb mõlemad vähki. Tegelikult süüdi on ainult inimene. Meil on olemas siin hästi head tooted puhtast loodusest, on šampoonid, pesupulbrid, on pesuvahendid, nõudepesuvahendid, klaasi vannitoa jaoks, põranda jaoks, kõige jaoks. On olemas need hügienipulgad, on olemas kosmeetika, erinev kõik, mis on tehtud loodusest. On teisi aineid, kus on sees, on siis piiritus, 3 aatomiga piiritus ja need ained, mis lagunevad nagu kiiresti looduses ühe jooksul. Nad on, kui mõni teise aine on, seda on nii ohutu, et ta nagu selles mõttes, et ta ei ole ohtlik inimesele. Ka piiritus on teise aine, aga ta ei ole ohtlik. Ma soovitan tegelikult vaadake, neid tooteid on tegelikult palju ja alati süvenege, tehke omale selleks need ained. Ja kui vaadake oma toodet, siis tegelikult vaadake läbi luupkaasega näe ja vaadake, kui see aine sees on, pange see tagasi. Pange see poodi tagasi riiulisse ja kui need poodi seisma jäävad, keegi neid osta, siis kaob ära huvi neid toota. Raivo, aga on kirjandust ka niimoodi? Arvutis on täis igal pool, ütlesin hakata. Arvutist sa said need? Jaa, ega raamatut ei ole. Tegelikult siin meil on tooted, mis on välja valitud siis, et siin sees on meil ained, mis on siis võetud välja taimedest. Näiteks meil pesuvahendid on tehtud taimse päritoluga bensiinidest, odrast, rapsist, kookos, pähklist ja peedist. Saab sama aineid välja võtta, mida keemikud ja suured teadlased sünteesivad seal. Selleks ei ole vaja teha mingi keemiatööstust, et tee ained, aga need on odavamad lihtsalt. Neid jalutakse massiliselt, need hind on jalu läinud ja selle 2-3-5 euro pärast inimesed eelistavad neid ja eelistavad ära hävitada kõik, kaasa arvatud ennast oma lapsi. Mul tegelikult vaata, kui poodi lähema pilt kurv, vaatan korvidesse, vaatan näppu inimestele, vaatan silma ja mul on kahju vaadata, sest ma näen inimest silmades nagu niigi juba pole sädet seal, sest keha mürke täis enam inimene ei rõõmusta ja ma näen, et inimene on 3, 5, 8 aasta pärast on hauas. No ei ole teist valikut. Kui võtta kättu kuvalda ja lammutada midagi, lüüa, ütleme kivisein, telliskivist ja kuvaldaga lammutada, laguneb ära sein. Ja on võimalik lammutada midagi ja see asi terveks tehakse. Kui inimene lammutab kogu aeg oma tervist, lammutab, iga päev lammutab ja terveks tehades mõtlen, et see ei ole võimalik. Loogika välistada. Sellepärast peaks tegelikult iga päev vaatama. Kui tarkelt üles vaatate midagi teete, mida joote, mida sööte, panete omale kogu aeg plussi või miinuse. Kus käsid jooksite, te teite suitsu, teite viina kasutasite mingid kemikaali, teete plussi ja miinused ja lõpuks õhtuks vaadake, kui mul rohkem on teil. Miinust rohkem, tõmmake miinus, üks päev surmale lähemalt. Teil on võimalik elu öelda, kui te iga päev läbi ennast tapsite. Kui rohkem miinused kui plusse, siis see päev läks läbimist. Ja kui panna kirja niimoodi, et iga päev tuleb pluss, tegite kõike tervislikult, siis on selge see, et see päev teie elu pikenes selle päeva ära.
7 päeva juurde. kõik on meie oma teha. ainuke see lihtsalt, et kui lahti keegi on ja kes hoiab raha kokku selle pealt, et minna poodi osta mulle purk õlut alumiiniumpurgist. Juua ära, sest selle jaoks rahad ei jätkunud, tal muidu poleks jälle raha jätkunud. Juua ära selle purgi õlut alumiiniumpurgist, saab omale alumiiniumi. Üks päev dementsusele vähemale ja varsti on dementne. Ei saa palju asja aru, aga ainuke see, et saaks uue doosi kuskilt ja saaks pilvedesse minna. See tegelikult on temaks juba nii segane, et ei saa seda midagi aru. On küsimusi? Mäletad, millele ma midagi ütlesin, et ära seda joo.